16. juuli, kell on 9:03 umbes hommikul ja nüüd on sealmaal siis asi, et hakkame sõitma jälle. Selle aastane reis siis tuleb Horvaatiasse. Jah, et polegi mitu aastat käinud Horvaatias. Nii, aga need saab siis siia ära panna. Koera viisime hotelli. Praegu just ilm on siukene 18 kraadi kuskil. Lühikse püksiga paras olla. Noh, ja eks siis saab näha. Õhtuks peame olema Suwałkis, seal on siis esimene ööbimine nagu plaanitud. Okei. Teine hommik algas munapudruga. Ei saanud kohe nagu ilmima. Nii et nüüd me istume siin. Me oleme siin ennegi olnud ja ega see ilm kõige rõõmsam ei ole väljas, päikest ei ole. Aga pilves siuke, aga sooja on küll vist. Siuke on see interjöör siin. Teise päeva lõunasöök siis on siukses. Rollivad vetsu elu sees näidki. Neid. Jälle kriitikat saab Poola õts ja värk. Vaatamata sellele, et toidukoht on jumala vägev ja ilus, kena. Ainuke, et siin on see tee-ehitus, lõputu tee-ehitus. Et siuke vana kõrts ja seest ka ilus, aga jah. Mis seal Kemsul häda oli siis? Kemsul oli see häda, et tahad sisse nad tuli panema küll. Noh, aga kustub ära ka, jah? Toti peale tuli näpp kustu. Ta saab püsti vahelt peegli juurde, tuli näpp olema. Kustud toti peale, tuli näpp kustu. See on nüüd 3. päev, jõudsime Sloveeniasse ja siin just piirist tulime üle, otsime veel selle kuramuse vineti ja siin sööme nüüd üks kohas. Aga naljakas on see, et kõik on umbkeelsed, mitte keegi ei räägi saksa ega inglise keelt, ainult oma keelt räägivad. Aga noh, muidu niisugune korralik jaam, aga hinnad tunduvad olevat päris kõrged. See vinet oli 9 nädalaks oli 15 €. See, mis meil toodi, on nüüd küll uhke siukene pirukas. Cevapcici. Ja toodi meile veel majonees ja ketšup ka, nii et kui nüüd sööjad ka tulevad, siis on kõik korras. Tegelikult päris korralik kõhutäis saab siit. Ja mul tõi veel eraldi salati ka, ma sain aru, et ta paneb salati siia peale, aga ta pani veel eraldi, nii et okei, me saame jagada seda. Liiga palju on natuke jälle. Siin on ees mingi võsa. Nii et see, et seal meri on praegu ei ole üldse kellegile nähtav. Aga ma loodan, et üks moment tuleb. Tavaliselt on niimoodi, et see võsa lõpeb ära just siis, kui ma olen fotoaparaadi ära pannud. Ja tuleb siis kohe tagasi, kui ma selle fotoka uuesti välja mõtnud. Ma olen tõsises võsas, nii et arvatavasti siin ei tulegi mingit auku kuhugi. Panen vahepeal kinni siis. Võin nüüd uuesti läbi selle võsa midagi siin saada, sest meri seal päriselt on ka, aga meil on siit ka laskuda ka enne, kui me sinna jõuame. Mere tasapinnani välja. Sinna poole ei saa üldse. Päike on nii vastu, et Vecchio vino, Casno.
saad oma Horvaatia laulu siia toostaks. Sa ei mõeld selle peale või? 4 keelt veel. Siis uuesti, kui kusagilt tõesti hakkab ka meri paistma. Nüüd me sõidame Senčist ära Krki saarele. Sellist teed pidi, meri on siin all. Tees Krki saarest ka pilti? No ei saa, sellepärast, et see kuradi kolakas, millest sa vaatad teed, jääb kohe ette. Saar on seal näha. Juba, kes oskab vaadata. Kiiunnik. Aga no, väidetavalt ta päris hull ei ole niimoodi, et seal on ikka ka paljastatud oaase. Et ühte sellisesse me siis võtsime ka endal ühe apartmendi, sest eelmine oli päris hull. Väga hull ei olnud, aga jah. Ma tean, ma vaatasin meil see uks, mis seal kõrval oli, seal tegin selle lahti, seal oli vets ja vannituba ja värki kõik olemas. Lähme siis siia. No lähme tavai, jah. Okei, lähme joome kohvi, sest kohvi ma küll ei saanud. No nüüd oleme siin ühes väikses nii-öelda restoranis. Krki saar seal taga paistab läbi nende mändide. Sinna me oleme teel, istume ja joome siin kohvi ja raadarit. Sest et tänane päev tuleb niisugune, et Krki ja ongi kõik. Ja seal liigume siis rannas ja võib-olla käime koopad ka. Üks mees on söönenud oma filmi vaatamisse ja lülitab ennast muust maailmast välja. Oma vanemaid ei tunne, ei tereta. Ja, okei. Seal on see sild. Paistab, kus me hakkame üle sõitma. Sõidu ajal muidugi nüüd pole telepoolsed ette. Aga sealt siis saab selle Krki saare peale. Jaak on ka vaheval laulma hakanud. No hakkamegi sellele sillale siis lähenema. Siit ta natuke paistab nagu. Nüüd tuleb jälle mingi maksmine. Sõida. No ma ei tea, ju siis tuleb. Siis tuleb välja, et siin maksab pilet ka midagi. Ja saare peale niisama ka ei saa. Selle silla siit on. Ära kihuta, ei ole aja kihutada. $39 küna. Mis see teeb? 6 eurot. Aga siin põhimõtteliselt siin maksad ikka iga asja eest, ega siin nagu nalja ei ole. No jah. Okei, hakkame jõudma üle. Nii, nüüd me oleme jõudnud Piseruika koobaste juurde. Meil oleks vaja nüüd 150 meetrit siin minna. Et jõuda sinna, ma ei tea, kas siis koopa suhu või kuhugi. Seal paistab see mandrikuraat ja kusagil on seal see Senč, kus me eile õhtul olime. Kuna siin on neid asulaid nii palju, siis ma küll ei tea, kus kohas täpselt. Igerik see saar ongi. Kui on puud, keegi seda lagasid ära ka ei korista. Küll ta ise uumuseks muutub. Panen nüüd aabel kinnis, ma pean vähem kiiremat sammu härrastama. Tegid sa seda filmi ei teinud ka? Ei, ma ei teinud filmi, ma tegin pilte lihtsalt. Sa võid ju teha mingit filmi? No ma teengi siin natuke, et ja see Margus siin praegu filmil ei tähenda seda, et ma ise ei käinud ujumas, ma käisin küll. Käisin seal ääres, aga ega ma seal on pikalt ei ujunud. Ja väga vastik on seal püsti saada. Järelikult minu ujumine jäi lühikseks. Aga me oleme siin mitu tundi olnud juba, nii et see on meil täielik puhkepäev täna. Ja nüüd meil on seal kena korter veel ilmselt
see väsitab ära see päiksekäes oled, nii et siit nüüd lähme ja siis ma ei tea, kus see poiss kadus nüüd, ma ei näegi enam. Läheb juba kalda poole või? Okei. Selles majas me nüüd olime siin siis täna ööd ja siin käib suur asjade lappamine. Oleme ära minemas, päris niisugune uhke maja, suur maja. Ja seal üleval, ega see palav on siin lihtsalt. Midagi teha ei ole, see konditsioneer ei kütnud ära nii palju kui vaja oli. Aga läbi lõppkokkuvõttes me hakkama saime. Siin on niisugune parkla neil ja vaikne linn. Sadarri lähme nüüd. See on mingi keskplats nüüd siin sellel linnal, kus me nüüd täna siin olime. Siin Kõrki saare peal veel. Aga ma ei tea, siin oli vaja kangesti minna kauplustesse midagi vahtima. Parkimine on siin kurat tasuline. Autosid on ka. Mina ei lähe küll kuskile poodi, ma vaatan siin, mida sealt Kilaküla kauplusest saada on. No ei tea, okei. Nüüd hakkame lähenema sellele Kõrki sillale, me sõidame Kõrki saarelt ära. Olemegi silla peal juba palume ka. Vaatada rohkem siia kõrvale. Jah. Selline kivimürakas oli, siis aeg-ajalt oli ta rohelist kraami ka peal. Mis palana jumalused asjad seal on? See on mingisugune elektrijaam või mingi selle asi või? Arvatavasti. Ei, need on mingid mahutid. Mingid mahutid, jah. Nafta või? Jah. Kuidas me pidime, et siin nii palju öösed. Nii hakkamegi lõppu jõudma. Siit läbitud sutsti. Uuesti mandrile tagasi. Siin me pidime ennem raha maksma, et saarele saada. Loodame, et nüüd väljamineku peale enam raha ei võeta. Paistab, et ei võeta. Sõit läheb siis Sadarri poole. Palju need kilomeetrid oli? 300 midagi või? 220 veel. 220. Loodame, et ei ole kõik siukene mägitee Sinka-Vonka, et see võtab jube aega. Nii, alkoholi me oleme lõplikult. Mandriga ma panen kinni. Me sõidame üle siin, jah? Mingist asjast. Kas kõrge sild, viadukt. Kõrge sild, viadukt ja siin all on jah, niisugune väike linn. Nagu nad on siin mere ääres kõik täis tikitud. Nii on üks 100 meetriste sammaste otsas. Tee on siin siukene 60 meetrit tunnis võitse sõita, 60 kilomeetrit tunnis. Et siuke Sinka-Vonka, jah, päris kaua võtab aega tegelikult. Kiiresti siin just ei saa. Krikvinitsa on koha nimi.
vist sõidame läbi mingi tsentrumi. Üldiselt on siin nii, et kus ikka vähegi rand on, inimesed on sel kellal ammu rannas juba. Tulevad siis, kui pimedaks hakkab minema. See on näha, et nad riputavad ujumisriided rõdudele kuivama. Ühesõnaga siin tee on tee, ma rohkem ei filmi. Vot siukse ringi tegime, tulime sealt kaugelt künka pealt. Üks siuke väike armas mereäärne asula. Senni ka natukene, kus me teadsime, see on senč, sest seal lõpus on jott ja selle hääldasime džiks. Pärast tuli välja, et muufigi hoopis senn on. Ja see maja, kus me olime. Seal kusagil üleval me üleelmine ööbisime ka seal kusagil üleval. Aga jah, ei leia, kes ei leia. See on üks selline nüüd siuke ilus väikene rannalinnakene. Me on 2 korda olnud juba. Kusjuures see rand siin tegelikult polegi nii eriti midagi. Ei ole jah. Seal pole isegi liivaranda, seal ollakse selle betooni peal lihtsalt. Rand ise on siin paremal pool trepidest alla minna, siis seal nad on päris pika riba peal inimesed. Siin mingit liivaranda seal ei ole, siin on nagu mingi betoonvärk ja teinekord lihtsalt sellised kivid ka. Aga õhtuti mängib seal muusika ja... See on seal pool mängib. Ja siin ka, jah. Tookord esimene kord me olime siin. Enam vähem. Ja seekord pakkusid selle majapidamise naabrid meile üheks ööks niukest ilget komorkat, mis oli, ma ei tea, mingisugune 3x3 meetrit. Ja et no üheks ööks ja, et lapsele paneme siia madratsi maha ja küsisid selle eest 60 €. Ütlesin mingi metsa, et selle madratsi eest on ikka natukene palju. No see on siin, kus me olime. Jah. Ja praegu on need oma kaksud ära korjanud sealt. Eelmine kord need kuivasid seal, nii et nüüd on ära läinud. Võib-olla ta on rannas enda uute kaltsudega jälle. Kõrk on siis seal teisel pool jälle veel hoiku.
seal on sadam. Ja mingid vanalinna müürid olid ka siin kusagil. Siin ikka on ka mingit vanalinna, ei saa öelda, et pole olnud. Tead, et mingi kindlus siin on, me ju läksime mööda sellest, jah. No võt, ranna elu käib ka väljaspool randa. Ta näitabki Starigrad siia ülesse. See on mingi söögikoht vist on seal Starigradis küll. Minu arust näitab siia alla just. No jah. No vot siin on nüüd see mingisugune müür. Vist vana. Ja, see on mingi kindlus, jah. Vist on mingi vana kindlus, aga siin me jah ei käinud. Katedraala lausa on talle nimeks pandud siin. No katedraal on siin seed. No võib-olla. Politsistid on ka väljas, vist oli politsia. Okei, nüüd oleme südamest väljas, ma panen kinni. Taari linnas tulime see ühte väiksesse randa. Ja me siin istume. Seal pool otsas, kus on üks purjekas, on see päikesepaneel, kuhu ma tahaks õhtul minna. Ma ei tea, kas sellest tuleb midagi välja. Minu varbad. Taari südalinnas nüüd. Sinna teisele poole vett jääb tegelikult meie ööbimine kuhugi. Isake ei viitsinud kaasa tulla. Jumal, on nagu New Yorgid tuled. Läheme päiksepaneeli vaatama. Siin on vanalinna müür. Ja siin on Markus. Nüüd me oleme päiksepaneeli peal. Natukene pime siin küll on, jah, võiks nagu valgem olla. Päiksepaneeli peal. Мам, дай тишу посачути. Тишу посачути. See on Sadari mingisugune, tundub, et jalakäijate tänav. Põrand läigib igastahes nii, et vähepeal autot siin küll sõitnud ei ole. Tulime siia vaatama. Paistab. Ja siin siis teeme või teeme. Oleme selles Kõrka looduspargis ja siin on nüüd siis see saba selle paadi peale. Ja me oleme siin lõpus, aga meil on juba piletid käest ja teine saba, mis siit uksest sisse läheb, see on piletisaba. Saad piletid kätte, tuled sealt teisest otsast välja ja siis seisad siia lõppu, kus Markus praegu on enam. Ja siis need laevad ja asjad, mis sealt viivad, see on seal näha siis. Et see on seal. Ja see üks just jõudis ette, nii et see hakkab nüüd võtma rahvast peale. Vaat siuke lugu. Me sõidame nüüd Kõrkale, hakkame paadi peale saama, praegu on piletikontroll. No anna oma piletid ära siia, hallo, miks sa seal seisad? Mis nagu vaadata, kust kiiremini saab? Tule siia. Okei.
Nüüd võiksid sa panna. Oi jummal, niisugune niru. Kala on vähe, kehvasti. No see on küll lahti. Siin on küll küljed lahti. Aga väga nirus lahti. Pane. Ei, tagapool. Lõpetan kohe. Miskile siia näiteks. No davai. Siin on õhku. Ma päikse kätte nüüd tahad minnes või? Ei keera. Ta on praegu. Kuidas ta keerab, kus sa tead? Nii, Markus istub ka maha. Nii olgu, me oleme õnnelikult paadil. Sõidame nüüd selle laevaga siis siin Kõrga looduspargis ja seal on jõgi. Ja seal tulevad need kused ja värgid. See laev ise näeb nagu seest, näeb ka niisugune välja, rahvast on siin sees. Ja ega me päris täpselt pole aru saanud, kuidas see kõik on. Eks me saame natuke varsti targemaks. Igal juhul siin on võimalik täitsa olla, siin on tuul käib läbi ja enne oli ikka päris hull. Noh, murest muutub mees. Ega ikkagi veel on päris korralik arusaamatus, et kuidas ja mismoodi see asi kõik toimub. Aga no siin on niisugused vaated nüüd siit paadi pealt. No neid kaljusid on muidugi siin kandis igal pool, aga ikkagi päris ilus, ega siia muidu ligi ei saagi, kui ainult sellise laevaga või paadiga. Sealt tuleb laev vastu. On siin ka, kurat, need on ju männid, eks ole, aga need mingid siuksed boonusekululised, ma ei tea, mis need on siis. Need on siin segamini. Väljas on muidugi 35 kraadi, kuni 35 lubas täna. Ja et tajutav on 28-29. Siin ikkagi nii on, et liigi voolab, aga mitte väga hullusti praegu. Hakkame tagasi sõitma. See Kõrka ja tema waterfallid oli täielik pettumus. Oli nii metsikult rahvast. Et ausalt öeldes isegi minul viskas ära, kas ma olen väga pika kannatusega. Ja siin Markus. Me roonisime ülesse. Ja juba lähme. Okei, väga hea. Siis rannas siin Šibenikos. Ja siin on tegelikult kõige parem rand, mis me siin näinud oleme. Noh, see võib juhus olla muidugi ka. Ja no, pilt on ka ilus ja ilm on palav muidugi. Istume siin praegu, kuulame muusikat ja ootame, millal õlut tuuakse. Okei. No võt, siukses kohas olime siis ööd. Siin on siuksed kitsad tänavad. Ja meie auto on siin, et siit annab üksteisest mööda sõita, aga kuidagi me hakkama saime. Palav ka. Ütleme, see kõige parem see konditsioneer, nad kiidavad küll, et neil on konditsioneer,
aga see on neil ainult ühes toas ja põhimõtteliselt ei mõju peaaegu üldse. Nii et siuke, muidu oli linn oli ilus ja see rand oli siin küll kõige parem, mis me siin näinud oleme sellel korral. Nüüd paneme siis praegu paneme sinna Vabaõhumuuseumi poole ja pärast sealt siis Tšehhi. Okei. Ja, me jäime ise ummikusse. Jäime ummikusse Kiirde maksuputka ees mingi 2,5 kilomeetrit enne seda. Ma ei tea, kuidas see nüüd liigub suht aeglaselt. Et täitsa hull. Teise seas sõidavad praegu täitsa kõbusalt, kuigi seal on ka hullem venimine olnud. Et ja, no näib siis, kaua me siis siin ootame. No nüüd käisime Vabaõhumuuseumis, aga seal tegime ainult fotosid ja siin on ka nagu muuseum tegelikult. Ehk siis see on nüüd meil siin tee ääres üks niisugune söögikoht, pitsa söögikoht, kust me nüüd siis ootame nagu pitsasid. Ja auto saab siin, liiklust on siin vähe. Varsti jõuame tõenäoliselt suurele teele. Et siin rohkem polegi midagi rääkida. Me oleme nüüd siukses väikses Tšehhi linnas, kuhu me võtsime mingisuguse suvaka ööbimise. Saime odava ja hea hinna. Ja see on niisugune üllatav linn, et niivõrd kihvt. Ja praegu siin sööme. Ja Markus sai siukse salati, ta pole seda jõudnud ära süüa veel. Õlu on lihtsalt vapustav, kui hea. Vaadi õlu ja pluss nüüd ma tellisin jäätist, see näeb niuke välja. No ja see kõik kokku läks siis maksma. Õlut oleme tegelikult juba 4 tükki joonud. 2 mahla, Markus. Läks maksma 20 eurot. Ja siin on elus muusika, mingisugune onu laulab siin veel. Nii et me saame veel selle kontserdi ka tasuta lõpuks. Võt niuke seis. Poisid oskavad siin rohkem võõrkeeli kui tüdrukud. Siin on nüüd, oleme sattunud siis sellisele toredale perekondlikule üritusele. Ja siin veini üritus on see. Ja kuna veini üritus siis ei saa Me oleks sulle seal grillliha saanud ka kohe. Üle ega ümber sellest, et ostsime ka mingisugust veini põhjal tehtud jooki. Aga see kahjuks on juba läbi saamas. Et enam siin laulsid, nagu elus muusika oli, laulsid mingid onud ja puha. Nüüd tuleb siit muusikat tuleb küll, aga see tuleb kõik maki pealt. Et siuke näeb ta välja, kahju, et me varem siia jõudnud. Seal on veel mingi grillimise lõpetamine ja värk ja siin veel rahvast on, mis Oleks sulle sealt saanud süüa? ei taha nagu laiali minna veel. Praegu muidugi mitte. Isegi kui sa palud, sulle keegi ei anna. Vaat siukene värk, et täitsa kihvt linn ja kihvtil hetkel sattusime. Aga need hakkavad laulma praegu. Ei hakka. Mul on küll see kõdunna. Ta ütles, et laulmine on läbi. Aga kes need tüübid on see? No, need on mingid turamehed. No kui hakkavad laulma, siis ma hakkan seda filmima ka uuesti. Paistab, et siin hakkab kohe mingi Hispaniola tulema. Seal on juba niuke Hispaniola bänd on juba kohad sisse sätsid ja juba... Compañeros, tak my se rozloučili v poslední sérii, což se už tak nějak schvůli k tomu, že to je pár písniček, ale splníme nějaké přání, tady mladý senior přišel s tím, že jsme mohli dát ještě jednou včelku Máju, což strašně rádi uděláme. To velmi rádi uděláme. Ještě taky máme zahrát něco od Michala Tyčného. Ei, jumala kihvt üritus. Dokonce. Just see, et pole hullukorra rahvast. Co jste dozvěděli na pánských toaletách? Ano, na pánských toaletách se vždycky nejlépe chválí. Räägib Hispaania tualetidest, nii et ma saan aru kõigest. Takže posledních pár písní zbývá jen Máš vrchol dlaně už se stmívá. Mingi fänn istub seal ees ka juba maas, näed. Mulle kui selles meeldib niisugune muusika. Učení, páni zkušení, rád bych podobnou vlnu. Nikdo z vás nemá tušení.
zkušení, že v dáce stojí malý hůl. Vždy každé ráno vylétá ta včelka Mája, malá uličnice včelka Mája. Vždy každé ráno vylétá ta včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. Mina pean tulema sinuga tantsima. Sa võid üksi või? Ei lähe. Ma küll ei lähe. Vždy každé ráno vylétá ta včelka Mája, malá uličnice včelka Mája. Vždy každé ráno vylétá ta včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. Už sedí páni zkušení, právě má rád se podotknout. Nikdo z vás nemá tušení, že v dáce stojí malý hůl. Vždy každé ráno vylétá ta včelka Mája, malá uličnice včelka Mája. Vždy každé ráno vylétá ta včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. První přání teďka máme tady nějakého toho. Seda lauldi eesti keeles ka, jah? Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život, mají báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatoréry pap. Kus papa läheb? Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. I když jsem neslyšel, kam když přijdeš a kde jsi byl. Muid panen ka päris õieti või? A já nikdy zapomněl na to, abych svoje slity měnil. A když vzpomíná, tak je na to vesí, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky ještě stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život, mají báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjí šatoréry pap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli se málo. Dobrou chuť. Já jsem potkal jednu dívku a do dívku jsem si za ženu vzal. Sníme jak pohádka z oříšku královny, že si báječnou ženskou vzal jen báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap,
Tak mají báječnej život, plný báječnej dní bez lutra. Celý den tak sedí a pobíjejí šatové vypad. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Mis nad asjad räägivad, aru ei saa üks. Tak mají báječnej život, plný báječnej dní bez lutra. Školky! Tak sedí a popíjejí šatové vypad. Děkujeme! Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Báječný. Jasně, děkujeme za školky, děkujeme. Tak, nebo školková seniorita nám dala školky, děkujeme. nii, nüüd on sedasi. Tulime Lomsas sööma. Tellisime nipet-näpet, palun väga. Mingisugune 5 hiigelpelmeeni sai Markus. No praegu siiamaani šokis minu meelest sellest. Ja siis mingi hullu taldrikute ja ma ei tea, kes kõik pooled külakuramuse need assotsiaalid ka kutsumas ja sööma, sest meelest ei tule juba süüa. No tulima. Et seega Ivar ja Indrek, me läksime nüüd teist korda Poolas alt